Oh! Leel! Aga enne veel. Poliitik. Väike äpartus, ikka juhtub. Enne veel, kui ma kutsun siia Anti. Daamid ja härrad, minu sõber Anti. Juba mitmendat nädalat on üle Eesti pühkimas Koronaviiruse puhang. Täna jälgime, kuidas meie Terviseamet selle ohtliku haigusega võitlemas on. Koronaviirus on nüüd jälle alanud ja seetõttu me oleme praegu siin, kus Anti, ära sega vahele. Ja seetõttu on hea meel tutvustada koronaviiruse tõkestit. Ligi 2 eurot maksnud seade on ainulaadne Ida-Euroopas. See on hääletud ja töötab täiesti kiirelt. Aparaadi rattad rohelist värvi. Ega ma nüüd ise ka ei tea, ma esimest korda näen aparaadi lähemalt, et siiamaani ta on olnud nagu ringi värvi. Aga no nüüd on igal juhul näha rohelist värvi. Mille eest? Mul enam autot ei ole ja Antil veel on auto. Siin on nüüd need puuviljaleti töötajad. Ma ei ole kindel, kas nad kõik just kauplusest on, aga igal juhul on võetud kõik puuviljaleti töötajad kauplusest ja kaupluse töötajad puuviljaletist. Ja nüüd nad viiakse sinna kauplusesse ja siis seal tehakse nendega seda letist puuvilja eemaldamise protsessi. Minule teadaolevalt oli tegemist koronaviirusega. Ma ei tea, kas see ei ole nüüd vist päris viirus, aga noh, eks gripp on, et... Antil läksid ka sõnad ükskord sassi. Aha, tervist. Siin on käitlust praegu. See on nüüd see käitlust, mis siis põhimõtteliselt jääb järele, see on saadus. Aga koronaviirus, selles enam sees ei ole, et siin võib julgelt, seda võib kõrva määrida endale või näkku määrida endale või näkku, noh, miks peaks. Pärast inimesi põletatmist uurisime murelikult, et ega selle masinaga ometi inimesi ei põletata. Noh, miks peaks? Oota korra. Rahu. Talitsege ennast. Edasi vist direktori toimek. Maapiirkondades me teeme harilikult koostööd kohalike seltsidega. Nii on lihtsam. Ma nii korra paari nädal tagant käin, vaatan ise ka seltsid üle. No tere, seltsid. Tere. Saite midagi? Ei saanud midagi. Kuidas läheb? Lund pole ju, kus on. No midagi on. Harilikult tunneb haiget selle järgi ära, et neil on nina turses. Või siis on kõri vesine. Sellel ei ole? Sellel ei ole häda midagi, jah. Haiga, nemad ei ole häda midagi, jah. Grippi ei ole? Ahah. Mis see on? Ahi. Meie vaatame vaikselt jälle edasi. Hea küll, läheme edasi. No nii, et kui linnapiirkondades realiseeritakse nakkuskandjad koha peal, siis maapiirkondades kätte saadud isendid realiseeritakse kohatud siia ja ladustame vastavalt loomulikult kõikidele sanitaarnõuetele. Kuna tuhandete haigete matmispaik asub Ülemiste järves, siis tundsime huvi, et ega see tallinlaste joogivett ei ohusta. Kindlasti, nagu te näete, on järv 3,5 meetrine matmispaik, nii et järve vesi, see kõlbab juua küll. See on hea. Paljud on küsinud, kas ikka on tarvis kõiki grippi nakatanuid hukata, kui Lätis näiteks pole tapetud mitte kedagi. No eks muidugi alati on lihtsam istuda käed rüpes. Mina olen tegudemees ja arvan, et kui ikka Euroopa poolt on sellised vahendid eraldatud, siis tuleb need ka maksimaalselt ära kasutada. Õige. Igatahes loodame, et ohtlik taud saab Eesti riigi abiga murtud. Jõudu selleks tööks! Me täname fantastiline kõne. Ja me Anti, lõpetuseks, et saada väga piinik poleks, laulaksin ühe laulu. Uusindina Marja, 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 Uusindina Marja,